Pirita merepääste on siis aastaid tegenud mereturvalisuse valdkonnas. Me oleme Eesti kõige aktiivsem merepäästeüksus. Aastas eelmisel hooajal meil oli kokku 38 kutset, nendest 21 oli merepäästekutset, kus inimeste elu ja tervis oli ohustatud. Seega teenindasime 1/5 kõikidest merepääste väljakutsetest üle Eesti. Kokku üle 5000 inimest on osalenud meie koolitustest ja üle 2000 inimest me oleme koolitanud ka elanikkonnakaitses. Vabatahtlikke meil on 35 inimest, nendest praeguseks seisuga vist 23 on diplomeeritud merepäästed. Meie ühingus leidub igaüks rolli, et meil on inimesed, kes tegevad sotsiaalmeediaga, inimesed, kes teevad ainult ennetust, inimesed, kes tahavad ainult merel käia, inimesed, kes tahavad rohkem bukseerimisega tegeleda, kui ka need, kes ütlevad, et kutsu mind, kui on elu ja tervis ohus. Merepäästesse ma tulin tänu oma senisele kogemusele veesõidukitega. Ühel hetkel sai nagu sellest puhtast müügitööst villand ja otsustasin nagu sellest taanduda. Samas, et aga mitte päris merega võõraks jääda, siis otsustasin liituda merepäästega, et pakkuda seda senist kogemust siis kas või väljakutsete näol, kus on vaja tehnilist kogemust, mingisugust tehnilist viga likvideerida ja nii edasi. No, tegelikult kõik on ikkagi väga oodatud ja kogu seltskond on vabatahtlik, mis tähendab seda, et kõik on väga abivalmis, kõik on teretulnud avasüli vastu võtma uusi liikmeid ja kõik aitavad, mis iganes pidi, nii et väga tore ja absoluutselt ei kahetse, et olen liitunud. Ennetus on meie jaoks hästi südamelähedane. Me teeme hästi palju koostööd Punase Ristiga kui ka Päästeametiga ja Päästeamet on ka tunnistanud meie tegevust ja eelmisel aastal pälvisime sellist uhke tiitli nagu elanikkonna turvalisuse meistritiitel 2024. No ma rohkem ikka tegelen selle ennetusega. Mulle väga meeldib, et tänu sellele, et ma olen meditsiinitöötaja, ma õpetan inimesi esmaabi anda. Tegelikult õpetame kõike ja kõik erinevad vanused ja rohkem ikka lapsi ja väga huvitav vaadata, et kooli lapsed väga hästi teavad palju asju ja küsid, nad oskavad vastata. See on väga huvitav, et tõesti, ma ei tea, kus nad võtavad sellist infot. Tunne on selline, et tänapäeval koolides valmistatakse neid asju. Viimasel ajal muidugi mul ei ole nii palju aega nagu kunagi, aga kuidagi uskumatu on selline lugu. Võiks niimoodi ütelda, et ma olen nagu talisman sellepärast, et kui mina olen valves, siis ei ole ühtegi kutset. Elame siin Eestis ja me kõik on seotud merega ja kui midagi juhtub, siis tore, kui inimene on valmis. Ja isegi kui ta ei oska kedagi aidata, enam-vähem iseennast oskab. See on väga tähtis.